Iisrael on taas sõjas Iraaniga pärast seda, kui režiim ja selle käsilased tulistasid eile öösel ballistilisi rakette Iisraeli pihta. Siin on, mida te võisite maha magada. Tere tulemast tagasi kõik Nelikusse ja taas kord oleme siin sõjarežiimis. Ja sellepärast ongi mu imelised kaassaatejuhid kõik oma kodudes. Ka meie selle nädala erikülaline Lili Muu on oma kodus, kes on meie Iraani ekspert ja kellel on tegelikult väga hea ülevaade sellest, mis praegu Iraanis toimub. Nii et Lili, las ma alustan sinust. Pommitamine algas eile õhtul taas, me kõik jookseme varjenditesse. Islami Vabariik väidab, et see on sellepärast, et Iisrael ründas Tahijat, mis on sisuliselt Hezbollah terroristide keskne mängumaa Liibanonis. Nad püüavad kõigest väest neid kahte konflikti omavahel siduda just siis, kui läbirääkimistega liiguti või ei liigutud edasi. Aga mis veelgi tähtsam, Lili, ma tahan, et sa viiksid meid tagasi selle nädalavahetuse juurde, sest tegelikult toimus Iraanis midagi juba enne kogu selle asja algust. Võib-olla saad sa meile natuke rääkida sellest, mida sa kuulsid? Tere hästi ja shalom, Fleur! Daamid, aitäh, et mind täna siia kutsusite ja ma loodan, et te kõik olete terved ja turvaliselt. Olen kindel, et rakettide helid, mis teie imelisse riiki tulevad, on väga häirivad. Ma olen seda kuulnud, ma olen seal olnud. Esiteks ja kõige tähtsamana on Iraani tudengid taas tänavatele tulnud. Režiim väriseb, nad tõesti värisevad. Interneti katkestuse ajal juhtus Iraanis nii palju, millest maailm ei teadnud midagi. Ja oli selline arusaam, et Iraanis valitseb vaid teadmatus ja vaikus. Hirmunud inimesed on oma kodudes ning keegi ei tule režiimi vastu välja. Kuid see, mis Iraanis tegelikult juhtus, oli see, et iraanlased olid vaimult tugevamad kui kunagi varem, arvestades, mis juhtus 3 kuud enne seda pommitamiskampaaniat režiimi vastu. Pärast jaanuari veresauna, mis toimus täpselt 180 päeva tagasi, on praegu 3 päeva, kus need päevad korduvad. 180 päeva 3 korda, kordudes iseennast. Meie elavate sugulaste ja sõprade mälestustes. Äkitselt maha kukkudes, haiglatesse minnes, oma pereliikmeid otsima, nähes kuulijälgi nende silmade vahel. Ja mida see režiim ootas, oli täielik vaikus ja Iraani rahva murdumine. Tegelikult toimus enneolematu ülestõus, mis jätkus üle kogu diasporaa. Ja samal ajal, kui iraanlasi hoiti Iraanis relvaähvardusel, andis päästeoperatsioon neile lootust. Ja režiimi turvameetmete ja jõustamise kõrghetkel, kui julgeolekujõud olid eriti jõhkrad, tulles ja arreteerides ühe päevaga 20 000 inimest Mossadi agentidena, ei peatunud inimesed. Ja nüüd, kui internet on tagasi, on iraanlased näinud, millega meie oleme tegelenud. Meie oleme näinud, millega nemad on tegelenud. Ja julgus on taas süttinud, nii et üliõpilased tulid mõnesse suuremasse ülikooli, sealhulgas Isfahani ülikooli. Isegi keskkooli õpilased tulid tänavatele ja nõudsid režiimi vahetust. Ja nad ütlesid, Javid, veel kord. Nad ütlesid, president Trump, jätkake samas vaimus. Nad ütlesid, Iisrael, löö neid, me saame sellega hakkama. Nii et põhjus, miks režiim otsustas tähistada oma väikese mulla surma 100 päeva, kes pole isegi veel maetud. Ärgem unustagem, et see mees hoolitses selle eest, et Iraani üliõpilased ja pered, kes lasti maha täpselt 100 päeva tagasi, ei saaks matuseid. See on äärmiselt, kõigepealt peaksid nad ta võib-olla matma ja see oleks hea viis, kuidas meist saaks lahti veel mõnest äärmuslasest. Aga Emily, kas sa arvad, et see on, miks sa arvad, et see ajastus toimub just praegu? Kas sa arvad, et see näiline, ma ei ole kindel, kas ma olen sellega nõus või mitte, aga ma tahan selle sulle visata, Emily, sest ma tean, et sul on selle kohta mõtteid. Aga Ameerika valitsuse näiline meeleheide kokkuleppe saavutamiseks, kuigi ma ei ole ikka veel kindel, kas see kõik on teater või on see päriselt. Aga oletame, et Islami Vabariik on tajunud, et ameeriklased tõesti tahavad kokkulepet saavutada, sel juhul on nad justkui puu otsa aetud ja muutuvad aina julgemaks. Nad löödi maha juba enne niinimetatud relvarahu lõppu.
Ja nüüd muutuvad nad justkui jälle julgemaks, rünnates Iisraeli 11 ballistilise raketiga. Kuidas sina seda tõlgendad, Emily? Jah, ma arvan, et sellel hetkel, kui me filmime, on neid juba umbes 20 või midagi sellist ballistilist raketti. See on olnud palju erinevaid raketilainetusi Iisraeli pihta, aga ilmselgelt oli see, mis pidi juhtuma. Iga kord, kui sa selle režiimiga mingilgi moel lepid, olgu see siis parempoolne või vasakpoolne USA valitsus, on tulemus sama. Iga kord, kui nad saavad mingisuguse järeleandmise, reageerivad nad sellele veelgi jõulisemalt. Kui Iisrael poleks reageerinud, oleksid nad tõenäoliselt uuesti tulistanud. Ja tead, kui mina oleksin nende olukorras, teeksin ilmselt sama. Nii nad tegutsevadki. See on ainus viis, kuidas nad on siiani suutnud end üleval hoida ja ma ei ütle seda mingisuguse komplimendina. Aga jah, see aitab tõesti ellu jääda, vähemalt mõnel neist. Ja see on tõsine probleem. Ja ma arvan, et see, mida me praegu näeme, on USA administratsiooni ettenägelikkuse puudumise kõrvalprodukt. Ja see on midagi, mis on olnud USA välispoliitikas aastakümneid järjepidev, muide nii paremal kui vasakul, et nad lihtsalt ei mõista Lähis-Ida piirkonda. Ja samal ajal tahavad nad sekkuda ning oma näppe igale poole pista. Selle asemel, et lasta Iisraelil tegelikult teha seda tööd, mida on vaja teha ja anda Iisraelile täielik toetus, sest Iisrael teab, kuidas toime tulla vaenlasega nagu Islamivabariik. Ja igal sammul on president Trump ühel või teisel põhjusel, olgu see siis õigustatud või mitte, ma ei hakka sellesse isegi süvenema. Ta on korduvalt takistanud Iisraelil jätkamast. Ta kutsub isegi praegu üles Iisraeli ja Islamivabariiki lõpetama üksteise pihta tulistamise. See ei ole õige vastus. See vastus annab režiimile julgust juurde. See annab režiimile märku, et nad võivad jätkata USA liitlaste ründamist, olgu selleks Iisraeli riik või mõni teine Araabia riik Pärsia lahe piirkonnas. Ma just rääkisin telefonis president Trumpiga, kes jälgib olukorra arengut kogu piirkonnas. Ta ütles mulle, mida ma soovitaksin Iraanile. Te olete oma raketid välja lasknud. Sellest piisab. Tulge tagasi läbirääkimiste laua taha ja jõudke kokkuleppele. Küsisin temalt nende IDF-i esmaste rünnakute kohta, mis toimusid täna varem. Ta ütles mulle, et need ei olnud Ameerika Ühendriikidega koordineeritud. Ja ma küsisin temalt reaktsiooni Iisraeli rünnakutele Hezbollah vastu Beirutis. Ja president Trump ütles, ma ei ole selle üle õnnelik. See ei ole vastuvõetav käitumine. Ja see ei tohiks olla vastuvõetav Ameerika Ühendriikide presidendile, arvestades, et kõiki neid riike ründab sama üksus, sama probleem, olgu selleks siis terrorikäsilased nagu Houthid ja Hezbollah või teised riigid, keda ründab Islamivabariik. See on väga ekslik ja enne kui ma vait jään, tahan veel ühe asja lisada nende videote kohta, mis ilmusid pärast interneti taastamist. Ma peaksin täpsustama, et internet on vaid osaliselt taastatud. Tegemist ei ole tõeliselt avatud internetiga. See on endiselt väga filtreeritud ja sellega on palju probleeme. Me teame, et isegi siis, kui Islamivabariik tulistas eile öösel rakette Iisraeli pihta, lülitati nendes piirkondades internet välja. Ma ei tea, kas internet on taastatud või mitte, aga ma tean, et nad tegid seda. Aga kaadrid, mida me oleme näinud, on ainult veelgi rõhutanud fakti, et Iraani rahvas on olnud väga ühtne. Rohkem kui kunagi varem selles osas, mida nad tahavad, et juhtuks ja kes peaks üleminekut juhtima. Ja ainult ühte nime hüütakse tänavatel ja see on kroonprints Reza Pahlavi. Ja ausalt öeldes on see täiesti absurdne, et lääs on teinud kõik, et vältida oma toetuse andmist Reza Pahlavile, kui tegelikult pole ühtegi teist võimalust. Siin ei ole Delcy Rodriguez'i, eks? See ei ole Venezuela. Lahendust režiimi seestpoolt ei tule ja isegi kui tuleks, rahvas ei aktsepteeriks seda. See on täielik kaos, kuni see režiim kukub. See on tõesti ainus võimalus ja nad peavad reaalsusega leppima. Ja kui Ameerika Ühendriigid ei taha seda teha, siis astugu kõrvale ja las Iisrael lõpetab töö. Ma mõtlen, ma olen kõigega nõus, mida sa ütled, kui see tõesti on see, mida ameeriklased plaanivad. Aga kuidagi tahaksin ma anda Trumpile kahtluse kasuks võimaluse, sest kas ta pole siis Shoshana teinud rohkem kui ükski teine president viimastel aastakümnetel seoses Islamivabariigiga. Ta on olnud väga selge, et ta ei taha, et neil oleks tuumarelvi. Ta on olnud väga selge, et ta kavatseb, ma mõtlen, tead küll, palju sellest on küll hooplemine, aga ta ütleb, et ma hävitan teid. Ta ütles alles eile enne pommitamist, et kas me teeme kokkuleppe või läheme tagasi sõtta. Kas sinu arvates, Shoshana, peaksime me Trumpile rohkem usalduskrediiti andma? Tead, see on hea küsimus, aga mulle tundub, et me näeme kogu aeg sama etendust uuesti ja uuesti. Me läheme Hamasi vastu, me ründame Hamasi, me hävitame Hamasi, Hamas on ikka alles. Me läheme Hezbollah vastu, me ründame Hezbollad, me hävitame Hezbollad. Hezbollah tapab endiselt inimesi Iisraeli põhjaosas. Nad ei ole tulistamist lõpetanud. Me läheme Iraani vastu, me kukutame nad.
aga me pole ühtegi neist asjadest lõpule viinud. ja seega ma mõtlen, miks me ikka veel Teeme sama viga. Päeva lõpuks, kõik taandub Iraani režiimile. eks, nii et kui me seda teeme, kui me tõesti tahame Hamasest lahti saada, kui me tõesti tahame Hezbollahst lahti saada, peame lõpetama Iraani režiimiga. See ongi kõik. Ma tean, et see on raske ja ma tunnen, et ameeriklaste jaoks on see poliitika tõttu väga keeruline, tead küll, sest nad on sellest nii kaugel, see lihtsalt ei mõjuta neid üldse. Nii et nende jaoks peaksid sa vähemalt 20 minutit istuma ja seletama geopoliitilist olukorda, et nad üldse aru saaksid, kuidas see neid mõjutab, kuni nad hakkavad seda tundma bensiinijaamas. Ausalt öeldes, ma ei tea, Trump ja kahtluse kasuks otsustamine, päeva lõpuks on ta Ameerika president. Kui tema inimesed on selle vastu ja ta ei lõpeta seda ühe otsustava löögiga lõplikult, siis ma tõesti ei tea, mida ta kavatseb teha, sest sa ei saa seda kogu aeg teha. Sa ei saa minna ja tagasi tulla. See pole lihtsalt selle jaoks õige vaenlane. Tegelikult ma ei nõustu. Ma arvan, et Ameerika Ühendriigid täidavad väga olulist rolli ülemaailmses poliitilises vestluses. Ja ma ei arva, et see tähendab, et Ameerika Ühendriigid peavad sekkuma igasse asjasse ja alati olema maailma politseinikuks. Aga kui on vaja võtta seisukoht meie aja kolmanda Reichi vastu, režiimi vastu, mis vastutab kõige rohkem terrorirünnakute ja suurima rahasumma eest. Lähis-Idas ja mujal on sellel rohkem ohvreid kui ühelgi teisel üksusel, kaasa arvatud terroriorganisatsioonid, millest paljud on tegelikult nende kontrolli all. Ma arvan, et see on kohustus. Ma arvan, et see mõjutab Ameerika inimesi palju rohkem, kui nad arvavad. Me peame kindlasti tegelema mingisuguse harimisega, et nad mõistaksid, sest tegelik mõju praegu on õõnestamine. Absoluutselt. Absoluutselt. Ma arvan, et Ameerika Ühendriikidel on eetiline kohustus riigina selle eest, mille eest ta seisab, selles olukorras tegutseda. Ja ma arvan, et seda on ainult võimendanud asjaolu, et president Trump on neid kommentaare varem teinud. See oli tema ettekääne, miks ta üldse selle kõigega alustas, jah, kutsudes iraanlasi tänavatele jääma. Ja ma arvan, et sellega kaasneb vastutus, ning me peame teda selle eest vastutavaks pidama. Ja ma arvan ka, et see, mida ta on teinud Ameerika Ühendriikide heidutuse kahjustamiseks, on äärmiselt ohtlik. See, mida ta on olnud valmis taluma, seab ohtu ameeriklaste elud üle kogu maailma. Pretsedendid, mille ta on loonud, on täiesti vastuvõetamatud. Ja võib-olla ta mängib hea ja halva politseiniku mängu, võib-olla tõesti, aga sellel on tagajärjed, on ettenägematuid tagajärgi ja see on üks neist. Ja ma arvan, et kui just ei tule mingit suurt kannapööret, mida ma väga loodan, siis ma tahaksin eksida, aga ma pole seda veel näinud. Ja tead, ma ütlesin sama asja pärast Gaza relvarahu ja relvarahu Liibanonis või neid relvarahusid, kuidas iganes. Ma ei tea enam, mida see sõna tähendab. Aga tegelikult pole selles võrrandis midagi muutunud, nii et me ootame ikka veel midagi, mida Trumpi administratsioon pole veel toonud. Seda öeldes, ta on varemgi sellist trikki kasutanud. Ja me olime kriitilised kuni selle hetkeni, kui ta selle sammu astus. Ja siis arvasime, et ajas vaenlast segadusse. Eile rääkis ta Iisraeli ajakirjaniku Barak Ravidiga Axiosest ja ütles talle, Bibi, parem ära ründa. Ja siis vestles ta Bibiga ning ilmselt andis Bibile vabad käed teha seda, mida meil oli vaja teha. Me ei tea, kas see on piiratud, me ei tea, kui palju sellest minu jaoks ja tead Jeruusalemma Postis ilmus artikkel, mille kirjutas David Weinberg. Võib-olla oled nõus, Shoshana. Ma arvasin, et majanduslik nõrgenemine ja Trumpi ajasurve ning asja venitamine, sest ilmselt saatis Trump eelmisel nädalal hulga uusi tingimusi. 2 nädalat tagasi me teame, et Zoomi kõnes või mis iganes see oli, ütles ta, et kõik peaksid liituma Abrahami kokkulepetega. Nii et kas selles näilises hulluses on mingi süsteem? Ma tahan ikka veel anda sellele mehele kahtluse kasuks võimaluse, et ta mängib nendega samamoodi, nagu nemad on aastakümneid kõigiga mänginud. Ma olen kindel, et tal on oma hullumeelsusel mingi meetod. Ma ei usu, et ta on lihtsalt täiesti kaootiline. Ma olen kindel, et tal on oma hullumeelsusel mingi meetod. Ma tunnen väga, et olen nagu kahe vahel. Kas uskuda, et kõik läheb plaani järgi või tundub, et ta lihtsalt ärkab hommikul üles ja areneb? Jah, küpsem, ma tunnen samamoodi. Tõesti, kui sa teda intervjuus näed, Ma tunnen samamoodi, nagu mis selle aju sees mõnikord toimub ja samal ajal tundub, et ta on pikas perspektiivis väga strateegiline. See kõik on minu jaoks väga huvitav, et see praegu toimub. Ja ülejäänud maailm on peaaegu täiesti vaikne. Nagu ÜRO-s ei toimu mingit julgeolekutegevust ega ka koosolekuid. Kõik justkui istuvad ja ootavad, et näha, mis saab, mis on minu jaoks täiesti huvitav.
Tundub, et kogu maailmas on praegu ainult 3 mängijat, kes tegelikult loevad, kuigi ilmselgelt see ei ole tõsi, eks? Venemaa, Ukraina, Hiina, Kongo, kõik toimub. Aga ainus asi, mis toimub peamisel ekraanil, ütleme nii, on USA, Iisrael ja Iraan. Ja ometi kõik justkui istuvad ja vaatavad seda etendust, vähemalt avalikult. Nii et ühest küljest ma lihtsalt ei tea, mis toimub. Ja eks me näeme, mis saab. Teisalt ma tõesti arvan, et lõpuks on tõesti olemas mingi plaan. Ja kuigi ma ei nõustu kõigega, mida ta teeb, ega ka sellega, kuidas ta asja teeb, siis ma siiski arvan, et lõpuks on olemas plaan, mille nimel nad mõlemad koos töötavad. Ma arvan, et nad töötavad koos. Minu jaoks ei ole seda, et ta ütleks FUB bla 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 bla. Ma arvan, et nad on 90% ulatuses ühel meelel. Noh, isegi kui ta seda teeb, arvan ma, et see võib olla osa etendusest. Aga mis on päris, on see, et alates niinimetatud relvarahust Liibanoniga, mis me kõik teame, et on jama, on selle relvarahu ajal hukkunud 31 sõdurit. Odavatest droonidest meie poisid ja tüdrukud saavad surma odavatest droonidest niinimetatud relvarahu ajal. Ja kogu selle aja on meie käed olnud selja taga seotud. Meil on Iisraeli põhjaosas kogukonnad, kes ei saa kooli minna, ei saa toimida, ei saa oma ettevõtteid taastada. Pärast 2,5 aasta pikkust kohutavat sõda ei saanud nad isegi koju minna. Ja see kõik on uuesti alanud, sest Iisrael otsustas minna Hezbollah kantsi Dahias ja Beirutis ning öelda, et aitab küll. Meie poisid ei saa olla piiril elavad märklauad teie niinimetatud läbirääkimiste tõttu. Ja mis on huvitav on see, et Aoun, Liibanoni president, ütles vaid 2 päeva tagasi ja võib-olla on see kõik ajastuse küsimus. Vaid 2 päeva tagasi ütles ta, et Hezbollah ei ole meie riigi suverään. Meie ise oleme oma riigi suveräänid. Iraani revolutsiooniline kaardivägi ei nõustu sellega. Nad ei kiida seda kokkulepet heaks. Mis siis juhtus? See ei ole teie riik, see on meie riik, see on meie kohustus. See ei ole teie ülesanne meie riigi asjadesse sekkuda. Ma lükkan selle väite täielikult tagasi, sest meie inimesi tapetakse, meie inimesi, meie maju hävitatakse. Nad kasutavad Liibanoni läbirääkimiste vahendina. Oma läbirääkimistes Ameerika Ühendriikidega. See on vastuvõetamatu. Kas sa arvad, et see võiks olla seotud, Emily? Kas sa näed seda kui võimalikku põhjust, et võib-olla Liibanon oli muutumas liiga lähedaseks koostööle Iisraeliga, et Hezbollahst vabaneda? No see on olnud Islamivabariigi tegutsemisviis juba esimesest päevast peale. Ma mõtlen, osa põhjusest, miks nad aitasid 7. oktoobri rünnakut korraldada, oli vastusena Abrahami kokkulepetele. Nad tahtsid rahu aktiivselt takistada. Täpselt seda nad teevadki. Nii et loomulikult on selles oma osa. Ja iga kord, kui piirkonnas tehakse ettepanek rahu või normaliseerumise suunas või selles osas edenetakse, on Islamivabariik kohe kohal, et seda takistada. Nii et ma olen kindel, et selles on oma osa. Aga nad on püüdnud siduda rinde Hezbollahi kaudu omaenda konfliktidega juba sellest ajast, kui arutelud, isegi läbirääkimiste arutelud esile kerkisid. Ja see on ka midagi, mida ma arvan, et on strateegiline viga selles osas, kuidas Trumpi administratsioon on seda sõnastanud ja mida nad on avalikkusel lasknud uskuda, isegi kui kulisside taga on olukord teistsugune. See, kuidas Trump on lasknud Islamivabariigil näida nii, nagu nad saaksid teha otsuseid teise iseseisva suveräänse riigi eest, mida ausalt öeldes okupeerib islamistlik režiim, on tõesti häbiväärne. See ei ole midagi, mida Ameerika presidendid peaksid lubama, eriti kui tegemist on terroriorganisatsiooniga, mis tulistab aktiivselt USA suurima liitlase pihta, eriti selles piirkonnas. Ma arvan, et see, kuidas Trump on seda olukorda käsitlenud, vähemalt selles, kuidas ta on seda küsimust sõnastanud, on tõesti vastutustundetu. Ja ma ei arva, et keegi peaks andma Islamivabariigile mingit järeleandmist või vabadust sekkuda teiste välisriikide asjadesse. Ja mul oli väga hea meel näha, et Liibanoni president kommenteeris täpselt seda narratiivi. Loodame, et see jätkub. Ma tean, et Liibanon on sisuliselt läbikukkunud riik Islamivabariigi tõttu, aga loodetavasti saame siin midagi uuesti üles ehitada. Ja vähemalt need läbirääkimised võivad olla tulemuslikud. Sest ma tõesti arvan, et Liibanonil on tulevik, aga see eeldab ka Hezbollah kõrvaldamist. Täpselt, ja ma mõtlen, meil ei ole kunagi olnud territoriaalset vaidlust Liibanoniga. Seda inimesed ei paista mõistvat, see on kõik ideoloogia. Kõigepealt kolis sinna Palestiina juhtkond. Ja kui nad sealt välja aeti või laiali läksid
ja kahjuks siia tagasi tulid, siis alustas Hezbollah. Aga Lili, mida see sinule ja Iraani kogukonnale tähendab, kui kuuled, et Trump ütles vähem kui nädal tagasi, jah, ma istun koos Moshe Tabariga, ma istun temaga, ma olen rääkinud Hezbollahga. Kas sa usud teda? Või mis sa arvad, millest ta eksib? Ei, ausalt öeldes arvan, et see on enamasti lihtsalt tema enda meelelahutuslik joon isiklikel põhjustel. ma mõtlen, kui ta on mees, kellel tegelikult on maailmas piisavalt võimu, et otsustada, mis kus juhtub. Ja kui tal on vaja naerda, samal ajal kui meie kõik oleme viletsuses ja teadmatuses, siis ta teebki seda. Las ta teebki seda. See ähvardav osa, vähemalt see on see vabanemine, mida see võimas mees tahab saada, ähvardades ainult sõnadega. Aga tegudes on liikumine Islamivabariigi vastu jätkunud. See pole peatunud. Pommitamiskampaania ja kõik liikumised Pärsia lahes pole peatunud. Kõik surveavaldused selle režiimi vastu pole lakanud. Riali väärtus pole tõusnud mitte ühegi kümnendiku ega isegi kümnendiku murdosa võrra, eks ole? Ei, nii et see režiim on palju halvemal positsioonil pärast Khamenei surma kui enne Khamenei surma 101 päevi tagasi, siiani. Nii et iga mööduva päevaga muutuvad nad aina nõrgemaks ja nõrgemaks, kuni lõpuks nad ongi. Samal ajal, kui Iraani rahval pole leiba, neil pole õli, neil pole kõige elementaarsemaid vahendeid ellujäämiseks. Elades samal ajal ühel maailma viljakaimal maal, ühes maailma rikkamas riigis. Maailmas elades täielikus sunnitud vaesuses, samal ajal kui elatakse mõisaladsetes uhketes majades, inimestel pole süüa. Nende elekter lülitatakse pidevalt välja, mitu tundi päevas. Ja siis see režiim hakkab Hezbollat kaitsma ja selle hukkunud liikmete surma eest kätte maksma. Nad panid 48 tunni jooksul 100 000 iraanlast kaduma. Iga kord, kui mõni režiimi liige kaob, rõõmustavad Iraani inimesed. Iraani inimesed rõõmustavad. Seda ei saa teisiti öelda. Jagan teie optimismi, et varem või hiljem on liikumine režiimist vabanemiseks alanud. Jagan seda optimismi. Ja ma olen alati öelnud, et see võib võtta 2 kuud, 6 kuud, aasta või 2 aastat, aga see protsess on käimas. Võib-olla läheb ka kauem, aga see on peamiselt käima lükatud. See on... Väga masendav on mõelda, et siin ja eriti Iraanis sureb veel rohkem inimesi kõigil osapooltel. Aga ilmselt see ongi see, mis meil on. Ja rääkides tõpradest, liigume edasi meie kõige lemmikuma juurde. Ja iga nädal on neid üha rohkem. Nädala tõbras. Meie Shoshana, alustame sinust. Kes on sinu selle nädala tõbras? Pole ilmselt üllatus, et minu selle nädala tõbras on taas peavoolumeedia. Yeah. Aga see on CNN ja Isabel Young. Ma ei suuda uskuda. Videos ütleb ta umbes nii. Hezbollah võitlejad on väga eraklikud, aga meil õnnestus saada temaga intervjuu kauges asukohas. Ja ta sõidab seal läbi Liibanoni põldude või mis iganes ja ta räägib selle mehega, kes on vaevad 20-ndates kui sedagi. Ta on täiesti sisse mähitud ilmselgelt. Ja ta küsib, kuidas sa end tunned, kui näed oma sõpru suremas? Oled näinud paljusid võitlejaid suremas. Kuidas see sulle mõjub? Kas sa arvad, et rünnakud Iisraeli ja Iisraeli vägede vastu muudab Liibanoni turvalisemaks? Ma mõtlen, see seab ju kindlasti liibanonlased suuremasse ohtu, teades, millega iisraellased võivad vastata. Me oleme märtyrite rahvas, me jätkame ja võitleme oma... Mis? Sul on seal üks terrorist ja sa ei küsi temalt, miks sa ründasid 8. oktoobril. Sa ei küsi, miks sa viid Liibanoni allamäge. Sa ei küsi, et kui Hezbollahad siin ei oleks, siis võiksid Liibanoni ja Iisraelil olla rahu. Ei, sa küsid temalt, kuidas ta end tunneb, kui tema sõbrad surevad ja mees ütleb, et ilma Hezbollahata poleks Liibanonis rahu ja ajab sellist jama suust välja. Tema vaidleb natukenegi vastu. Ta ütleb, mida sa ütled nendele inimestele, kes arvavad, et teie olete põhjus, miks rahu ei ole? See ei ole tõsi. Ogu.
Miks sa oled ajakirjanik? Inimene, kes sel nädalal Trumpi intervjueeris, esitas talle piisavalt vastuväiteid, et Trump tõusis püsti ja lahkus. Aga kuidas sa saad vestluse Liibanoni terroristiga ja lihtsalt annad talle platvormi, et ta saaks öelda, kas me sureme või kaotame? Talle ei lähe see ju korda. See on parim osa, nad üritavad meie maad ära võtta. Ta ei ütle. Milline maa teil on? Milline maa? Võtke oma maa. Nad ei olnud teie maal enne 7. oktoobrit, enne 8. Ja teie mis? Ta ei ütle sõnagi. Ta lihtsalt räägib teile muinasjutte ja see on platvorm selle jaoks. Ma lihtsalt mõtlen, kui madalale nad veel võivad langeda. Põhja ei ole, põhja pole näha ja peavoolumeedial pole ka põhja. Nad lihtsalt jätkavad. Sul on täiesti õigus. Nad on peaaegu kogu asja seksikaks muutnud. Hezbollah terrorist olla on seksikas. Ma lähen Iraani. Kas sa nägid peavoolumeedia inimesi Iraanis? Vaata kohvikuid, vaata inimesi tänaval. See Channel 4 tüüp Krishna, kellega olen mitu korda vaielnud. Vaata, kohvikud on täis inimesi, kes kahklevad selles, mis toimub. Ausalt öeldes, see on propaganda. Me oleme Goebbelsi Hitleri aegades. Kõik kujutavad terroriste glamuursete kangelastena. See on häbiväärne. Häbiväärne. See on absurdne, nagu ta läheks välja kellegagi kohtuma, keda ta on alati imetlenud ja kellel tahab midagi kuulda. Ja nad mängisid selle välja, eks. Üks asi on see, kui tema läheb ja teeb seda, aga keegi CNN-is oleks pidanud ütlema, et tead, ma ei arva, et see on see, mida me peaksime näitama. Või võib-olla peaksid sa midagi lisaks ütlema. Mitte midagi. Lihtsalt platvormi andmine. Ja, aga me oleme näinud, kuidas Christian Amanpour teeb sama asja juhtkonnaga. Jällegi, see kõlab nii, nagu nemad oleksid ohvrid ja kangelased. Nende inimeste jaoks ei ole piisavalt sõnu. Olgu, Emily, kes on sinu selle nädala tõbras? Noh, minu tõbras. Ja tõsi on see, et see oleks võinud olla ükskõik milline demokraatliku partei kandidaat. Minu saates Tõetelg sel nädalal. Aga see tõbras, kelle ma selleks osaks valisin, on doktor Adam Hamawi. Ta on nüüd demokraatliku partei kandidaat kongressi. Kas see on kongress või senat? Üks neist kahest. Mõlemad on halvad. Mõlemad variandid on halvad. Ja nüüd läheb ta New Jersey üldvalimistele. Ma usun, et see on kongressi koht. Ja see mees on tõeline probleem. Ta on endine Pime Sheikhi lähedane sõber ja usaldusalune. Pime Sheikh mõisteti hiljem süüdi oma osaluse eest 1993 aasta Maailma Kaubanduskeskuse pommiplahatuses. Ka tema, Adam Hamawi, peaks siin mainima, mitte Pime Sheikh, vaid Adam Hamawi tunnistas Pime Sheikhi kohtuprotsessil Pime Sheikhi kasuks. Nii et see on ka olemas. Lisaks sellele läks ta Bosniasse ajal, kui seal toimus kogu see genotsiid. Läks Bosniasse ja vabatahtlikult osales lahingutes või oli kuidagi ametlikult seotud põhimõtteliselt Al-Qaeda haruga. Siis läks ta tagasi Ameerika Ühendriikidesse, töötas seal mõnda aega ja alles 2024 aastal läks tagasi Lähis-Idasse. Oli kaasas vabatahtlik arst ühes haiglas, kus loomulikult ta ei näinud midagi kahtlast. Mitte midagi. Loomulikult ei näinud ta haiglas kunagi Hamasi terroriste, rääkimata sellest, et ta töötas täpselt selles haiglas, mille all peitus Muhammad Sinwar. Aga muidugi me peame lihtsalt uskuma, et ta ei näinud kunagi midagi kahtlast. Ta on samuti kutsunud üles relvaembargole Iisraeli vastu. Ta on olnud vastu Iron Dome'i rahastamisele Iisraelile, mis, nagu ma vaatajatele meenutan, on ainult kaitseotstarbeline. Põhimõtteliselt tahab see mees lihtsalt, et rohkem juute sureks, mis pole üllatav. Kahjuks tundub, et see on üks uutest seisukohtadest Ameerika Ühendriikide demokraatlikus parteis. Loodetavasti teevad nad midagi, et sellest narratiivist eemalduda, sest praegu ei liigu see õiges suunas. Aga sellegipoolest on minu selle nädala tõbras doktor Hamawi. Ma usun, et ta tuleks valimistelt täielikult eemaldada. See oleks vastutustundlik tegu, sest ma ei suuda ette kujutada, et keegi selline, kes on olnud otsene terrorismi toetaja ja seotud terroristidega, teeniks kongressis. Ma mõtlen, see on hullumeelne, täiesti hullumeelsus. Täiesti hullumeelsus. Ja samal tasemel on ka mees, kellel on natsitätoveering ja kes on naiste väärkohtleja, kandideerides samuti demokraatide nimekirjas. See on nagu natsid oleksid demokraatliku partei üle võtnud. See on nii masendav, see on naeruväärne. Ja ma tean, et on ka häid demokraate, aga nad kaotavad oma partei. Ma mõtlen, me teame, et vabariiklastes on ka antisemitismi, aga nemad vähemalt võitlevad selle vastu.
Nad võitlevad selle vastu. Ma arvan, et demokraadid on lihtsalt alla andnud. jah, see, mis toimub, on väga hirmutav. Ma mõtlen, et ka paremal poolel on mõned hullud inimesed, nagu me teame. Mõlemal poolel pole hulludest puudust. Aga inimesed, keda Ameerika demokraatlikud sotsialistid, DSA, konkreetselt toetavad ja teadlikult esile tõstavad, on äärmuslased. Ma mõtlen, nad olid varem äärealal ja nüüd võtavad nad täielikult üle need demokraadid, kes tegelikult armastavad Ameerikat ja kes võivad vabariiklastega mitte nõustuda, aga tahavad Ameerika Ühendriike paremaks muuta. Need inimesed ei taha seda. Inimesed nagu Haman, need ei ole inimesed, kes tahavad Ameerikat paremaks muuta. Need on inimesed, kes tahavad Ameerikat hävitada. Ja nad on lihtsalt oma antisemitismi ka normaalseks muutnud. Fantastiline tõbras. Loodame, et ta kaotab. Jumal aidaku meid. Lilli, kes on sinu tõbras sel nädalal? Oled sa valmis? Niisiis, Suurbritannias on Roheliste partei juht Zach Pulinski. Me vihkame teda. Korda. Ta ajab mind nii hulluks ja see mees on gei-kommunist. See on nii paradoksaalne. Ta ei tea. See on nagu Khomeini alustas transpakti sõda, sest ta tahtis olla gei, aga ainult prantsiga. Nii et see oleks moslem, okei, ilmselt. Nii et Iraanis, kui geimees tabatakse teolt, peab üks neist valima soovahetuse. Vastasel juhul mõistetakse mõlemad surma ja siis nad abielluvad. Nii et nüüd pea meeles. Zach Pulinski on viimase 6 kuu jooksul hoolitsenud selle eest, et ta oleks paljude kampaaniate esinumber Londonis, kus Islamivabariigi lipp lehvib uhkelt igal pool. Huvitav, kes selle eest maksab? Ja ta on olnud Hope Not Hate'i peamine eestkõneleja, mis on see partei või liikumine avatud piiride toetuseks. Ometi tahab ta piirata immigratsiooni kõigi nende Briti avalikkuse liikmete jaoks, kes on kunagi Iisraeli külastanud või kellel on mingigi sümpaatia Iisraeli vastu. Sionistid tuleb kontrolli alla panna. Ta arvab, et ta on Islamivabariigis. See on tõesti häbiväärne ja ta on Briti parlamendierakonna juht. Kurb. Aga vähemalt oleme meie siin, et sellele tähelepanu juhtida. Jah, aga tead mis? Ta ei ole ainult gei, ta on juutlili ja ta on täielikult oma perekonna, oma kogukonna vastu pöördunud. Teda nähti alles 2 päeva tagasi kandmas T-särki kirjaga Vabastage Marwan Barghouti, kes on mõrvar ja terrorist. Ta on juut, kes on oma enda rahva vastu pöördunud. Ja ühel päeval viskavad ta välja kas islamistid või avalikkus ei saa hääletada või antisemiidid. Hea taevas, jah. Jah, me ei saa Zach Polanski kohta piisavalt halba öelda, Lilli. Ma mõtlen, ta on läbikukkunud näitleja, läbikukkunud hüpnotisöör, täielik kaotaja, ei oska riietuda, näeb välja nagu Bugs Bunny või Totu ja lisaks sellele on ta iseennast vihkav juut. Nii et ta on suurepärane tõbras juba teist korda. Ja ma eeldan, et kuni islamistid ta välja viskavad, jätkab ta meie nädalatõbraste rubriigis säramist. Olgu, nüüd minu nädalatõbras. IS esindab inimeste klassi, keda nimetatakse läbikukkunud vasakäärmuslikeks Iisraeli akadeemikuteks, kes lahkuvad Iisraelist, sest nad ei suutnud siin tenuuri kohta saada. Sest tead, meil on palju nutikaid inimesi, nii et konkurents on tihe ja mida nad teevad, on see, et nad lähevad nendesse ülikoolidesse üle maailma. Ja loomulikult armastavad ärkveloleku ülikoolid kõige rohkem seda, kui nad saavad tööle võtta ja ametikoha anda iisraellasele, kes räägib Iisraeli vastast jama. Ja siis nad ütlevad, aga ta on ju iisraellane. Alan Dershowitz räägib sellest tegelikult, kuidas on olemas terve klass selliseid Iisraeli akadeemikuid, kelle ainus tegevus on teeselda, et nad esindavad siin toimuvat. Ja nad ei esinda kedagi peale iseennast vihkavaid inimesi. Ja nad ei saa riiki tagasi minna, sest keegi siin ei räägiks nendega. Üks neist tegelastest on nimega Shayel Ben Efraim. Ja ma keeldun neid vihkajaid järgimast, aga ta ilmub ikka ja jälle minu X-i. Ja iga kord, kui ma teda loen, tahaksin oksendada, sest ta nimetab end endiseks diplomaadiks. Ma ei tea, kes teda tööle võttis. Ma ei usu, et see on tõsi. Ta on mingisugune akadeemik. Peamiselt on ta lihtsalt kaotaja. Aga te ju tunnete mind, tüdrukud, ja mulle meeldivad lurjused, kellel on õnnelik lõpp.
ja kuigi see tüüp on juudi rahva ja Iisraeli kohta mürki pritsinud, tögasin ma teda ikka ja jälle öeldes, sa ei ole juut, kaosid minema. Ma olen su telgist välja visanud. Mulle meeldib tema viimane säuts, sest see näitab lihtsalt, kui teadmatult ta tegelikult antisemitismi olemusest aru saab. Israellasena ei saa ta antisemitismist aru ja see ongi selle tõpruse õnnelik lõpp. Ma ohverdasin sõbrad, perekonna, kogukonna ja tõenäoliselt ka võimaluse oma koju naasta, et kaitsta palestiinlasi Iisraeli vastu. Ära muretse, Shaiel. Ma hoolitsen selle eest, et sa koju tagasi ei pääseks. Kulutasin $1000 oma raha ja kogusin kaasa jaoks veelgi rohkem. Jah, see läks Hamasile. Ja mind on nii jõhkralt rünnanud inimesed, kes peaksid olema Palestiina pooldajad. Shael, kas sa nüüd mõistad, et nad vihkavad sind, sest sa oled juut? Olgu, lähme edasi. Sa oled kindlasti hoiatav näide sellest, kelleks keegi ei tohiks saada. Ei, nad ei peaks, Shael, sest sa oled idioot. Vastasel juhul maksavad nad kohutavat hinda ja jäävad täiesti isoleerituks. Shael, sa olid seda juba enne, sest sa oled kaotaja. Ma ei kaetse oma tehtud valikut. Sa oled veel suurem idioot, kui ma arvasin. See oli õige valik. Ei olnud sa idioot, aga see on olnud kulukas. No. Bravo sinu õnneliku lõpu puhul. Sa oled idioot, kui sa ikka veel ei saa aru, mis on antisemitismi vastasus. Kui sa ikka veel ei saa aru, et pole olemas mingit õiget tüüpi juuti, kui sa ikka veel annad kõik endast oleneva, et kogukond sind omaks võtaks, kes vihkab sind selle eest, kes sa oled. Nii et, Shael Ben Efraim, kes iganes sa ka poleks, sa oled värdjas, kaotaja ja selle nädala idioot. Olgu. Muide, Shael ei ole enam akadeemik. Ta vallandati UCLA-s seksuaalse ahistamise tõttu. On olnud. Päris palju süüdistusi. Fantastiline. Nii et enesevihkaja on ka naistevastane vägivallatseja, nagu see tüüp natsitatueeringuga. Sellega käib alati kaasas misogüünia. Hämmastav, kuidas nende inimeste puhul on alati misogüünia mängus. Ta on vägivallatseja. Vähe sellest, nii et ka tema oli see, keda Euromed Monitor väitis olevat. Tema ja allikas, jah, nagu neil pole aimugi, kui kaua ta juba Iisraelis käinud pole. See on lihtsalt absurdne. Ja, Shael oli väga usaldusväärse New York Timesi koera vägistamise artikli peamine allikas ja ka Euromedi peamine allikas. Euromedi rahastavad kõik islamistid. Nii et jah, selline inimene ta ongi, aga ma olen lihtsalt õnnelik, et kõik teda vihkavad. Kaasa arvatud see pool, kelle poolel ta justkui olema peaks. See näitab, et üks inimene võib teha tohutut kahju. Jah, sest see üks inimene saab mitme koha allikaks. Ja kõik, kes tahavad näidata, kui halb Iisrael on, haaravad alati sellest inimesest kinni. Muidugi. Keegi, kellel on ego, keegi, kellel on ambitsioon, keegi, kellel on soov mängida või kasutada oma, tead küll, juudi identiteeti või Iisraeli identiteeti selleks, et kuulsaks saada, võib teha tohutut kahju, mis on probleem meiesuguste inimeste jaoks, kes on nagu, tead küll, me ei taha uskuda, et üks inimene võib nii palju kahju teha, aga maailm otsib just seda. Aga sina, kas sai... Inimene, keda sai The New York Times. Jaa, aga rohkem kui see. Ühelt tüübilt, kes on kaotaja ja tahab seda. Aga kahjuks, Shoshana, ta ei ole ainus selline tüüp. Neid Iisraeli akadeemikuid on palju. Nüüd on temast saanud häbistatud akadeemik ja ta visati välja, jumal tänatud. Ja nüüd on ta kaotanud ka oma pro-Palestiina sõbrad, veel parem. Aga on palju Iisraeli läbikukkunud akadeemikuid, kes ei saanud siin tööd ja läksid Ameerikasse. Ja mõni sionismi vastane, Iisraeli vastane, juudi uuringute, Iisraeli uuringute või Lähis-Ida uuringute osakond andis neile töö. Sellepärast, kes nad on? Ennast vihkavad iisraellased. See juhtub igal pool. Ma mäletan, kuidas ma kord istusin Ameerikas ühe suure organisatsiooniga, mis võitleb antisemitismi vastu. Ja esimene asi, mida nad mulle ütlesid, kui ma istusin, oli, kas sa saad midagi teha, et need Iisraeli akadeemikud tagasi võtta, sest nad teevad tohutult palju kahju. Ja see on üks näide. Aga mis seal ikka, mida sa teha saad? Hoiame endas natuke rohkem positiivseid tundeid sellel väga raskel päeval ja raskel nädalal ning räägime meie kangelastest. Ja neid on alati palju. Olgu, Lili, alustame sinust. Kes on sinu selle nädala kangelane? See on, ma ei taha öelda, et see on klišee, aga need on Iraani inimesed.
kogu selle valu ja kogu selle vere valamisega, mida nad on pidanud pealt nägema. Nad pidasid kümnete tuhandete matuseid ja tantsisid meie kangelaste haual. Iraani emade vaiksete pisarate eest ja Iisraeli emade eest, kes olid rasedad, filmisid oma videoid, jooksid varjenditesse, öeldes, et me oleme valmis teie jaoks olemas olema. Nii et meie rahvaste emad on minu kangelased. See on tõesti ilus, Lili, ja nad on olnud erakordselt vastupidavad. Kui tahad rääkida vastupidavatest inimestest, iraanlased ei anna alla oma vabaduse tagasisaamisel ja me peame tegema kõik, mis võimalik, et neid selles aidata. Emily, kes on sinu selle nädala kangelane? Ma armastan sind. Poiss, minu selle nädala kangelane on keegi, kellest me rääkisime mõned minutid tagasi ja ma valin Liibanoni presidendi, president Aouni. Ma arvan, et ta on olnud tohutu surve all. Ja kuigi ma kindlasti ei nõustu kõigega, mida ta Iisraeli kohta ütles, on viis, kuidas ta on välja astunud võrreldes varasemate valitsustega väga julge. Mida rohkem ta seda teeb, seda rohkem seab ta oma elu ohtu. Me teame, et Hezbollah on mõrvanud Liibanoni ametnikke, Liibanoni juhte, isegi riigijuhte ka varem. Nii et see, mida ta teeb, on väga tõsine risk. Ja ma arvan, et seda tuleks tunnustada. Ja ma arvan, et see, et ta toob välja, kuidas Islamivabariik üritab pidevalt sekkuda ja Liibanoni riiki destabiliseerida, ongi täpselt see, mida vaja on. See on ka see, mida lääs vajab reaalsuskontrolliks. Inimesed ei mõista, et tegelikult on Lähis-Idas, Iisraeli, Araabia riikide ja isegi Iraani rahva seas üsna suur üksmeel selles, kuidas mõningaid neist olukordadest lahendada. Ja läänel näib lihtsalt olevat oma arusaam, kuidas sellega toime tulla. Ja see hõlmab tavaliselt järeleandmisi, läbirääkimisi ja mingit sorti järeleandlikkust, mille jaoks võib olla oma aeg ja koht. Kuid praegu ei ole see õige, kui tegemist on Islamivabariigiga. Kindlasti mitte Hezbollahaga tegelemisel. Nii et Liibanoni president on sel nädalal minu kangelane. Ma olen sinuga nõus, Emily. Ta on tohutu surve all, tema elu on ohus ja mulle meeldis, kuidas ta ütles, et Qassem ei ole Liibanoni valitseja. Ta läks isiklikuks ja ütles, et ei ole meie riigi suveräänid. Ta nimetab neid sisuliselt okupantideks. Ma arvan, et see on esimene kord, kui ma kuulen seda Liibanoni valitsusjuhid. Nii et ma arvan, et ta on valmis. Me oleme nendega alustanud läbirääkimisi. Meil ei ole nendega mingit territoriaalset konflikti. Nad peavad lihtsalt oma riigis mürgist lahti saama. Ja see oleks palju lihtsam, kui me saaksime mürgist lahti Teheranis, aga nii see on. Teate, see on minu jaoks nii naljakas. Ma kuulen ja näen palju Iisraeli vastaseid hääli, kommenteerimas Liibanoni kohta ja kuidas Iisrael nad lihtsalt tahavad sõda kõigiga. PH tahab lihtsalt sõda. Ja nad tahavad suurt Iisraeli. Ja ma mõtlen, tõesti? Kus see suur Iisrael siis on? Liibanonis? Millise territooriumi pärast me Liibanonis võitleme? Millele sa täpselt viitad? Ja. See on täielik jama. Territoriaalset vaidlust ei ole. Ja samuti ma arvan, et ma just lugesin, et 82% Liibanoni inimestest tegelikult tahab rahu Iisraeliga. Ma arvan, et see tuli just viimastel päevadel välja, et nad olid uuringu teinud. Ja enamikul pole meiega mingit tüli. Nad tahavad lihtsalt rahulikku elu. Liibanonlased tahavad head elu, nagu ka iisraellased. Nad tahavad välja minna, nad tahavad lõbutseda, nad tahavad olla koos oma perega. Ja nii see ongi. Igatahes tubli kangelane Shoshana, kes on sinu kangelane? Minu selle nädala kangelane. Me ei tea tema nime, sest seda ei avalikustata. Sest tema on esimene naine, kes on läbinud Sayeret Matkali kursuse, mis on eliitvõitlusüksus Iisraeli kaitseväes, kuhu naised on nüüd kvalifitseerunud. Aga keegi pole kunagi väga intensiivsest väljaõppest läbi tulnud. Ja tema on esimene naine, kes sellega hakkama sai. Ja ma tahan öelda, et ma ei ole inimene, kes usub, et naised peaksid olema absoluutselt igal pool, kus mehed on. Ma ei arva nii, mul ei ole sellist üldist seisukohta, aga ma näen, millist kahju see teeb, kui naisi ei ole kohtades, kus nad peaksid olema ja kus nad võiksid olla tohutult kasulikud. Hea sõdur olemine ei tähenda ainult tugev olemist või pikka kasvu. On palju erinevaid tugevuse liike. Ja ma tunnen, et kui me kasutaksime rohkem naiste tugevusi, peaksime me ilmselt palju vähem rääkima meeste sõdadest. Okei. Iga nädal ei peaks me rääkima neist meestest ja teistest meestest, kes kogu aeg teiste meestega sõda peavad ja mida nad küll oma väikestes ajudega mõtlevad. Ma olen tema üle väga uhke, et ta selle klaaslae murdis või kuidas iganes seda nimetada ja koolituse edukalt läbis. On olemas suurepärane foto, kus kõik teised on udustatud. Kõik näod on udustatud, aga kõikidel on paljad rinnad ja ainult üks T-särk ning tema on see, kellel on T-särk seljas.
tema ei kavatse paljarinnaga olla. Aga ma arvan, et kui naised saavad olla laua taga, olgu see diplomaatias, sõjanduses või strateegias, siis lähevad asjad paremaks ja seetõttu soovin talle palju edu. Ja Jumala tahtel jääb ta terveks ja turvaliseks, kui ta kaitseb oma rahvast nii nagu tema vennadki. Aamen, tead, ta on nagu meie G.I. Jane. Tead, eelmisel nädalal kutsuti mind usulisele üritusele. Hebrea kanal Shrogem. Shrogem. Meil oli arutelu naiste üle lahinguüksustes. Seal oli üks naine, kes oli pühendunud sellele, et öelda, et naised ei peaks minema lahinguüksustesse, et armee manipuleerib naistega, et nad läheksid lahingusse. Ma arvan, et naine, kes läheb lahingusse, teeb seda sellepärast, et ta tõesti tahab sinna minna. Sest kui sa ei taha minna, siis sa ei pea minema. Ja nad ei lähekski. Ja ma ütlesin neile, tead, mida ma sellele naisele ütlesin? 100 aastat tagasi öeldi, et naised ei peaks poliitikas olema. 100 aastat tagasi öeldi, et naised ei peaks olema arstid. On palju asju, mille kohta meile öeldi, et naised ei peaks seal olema. Ja kuna sõjad muutuvad üha tehnoloogilisemaks ning nagu sa ütlesid, Shoshana, on naistel erinevaid tugevusi, mida saab samuti lahinguväljal kasutada. Nii et ma arvan, et see on suurepärane. Selle üle käib Iisraelis palju negatiivset arutelu, aga ma arvan, et me peame jätkuvalt seisma selle eest, et nad saaksid olla kõikjal, kus nad tahavad ja kuhu nad sobivad. Nii et jah, suurepärane kangelane G.I. Jane, meie Iisraeli G.I. Jane. Olgu, nüüd on minu kangelane üks tõeline tegelane, kellega mul oli võimalus kohtuda. Nagu mõned teist teavad, olin ma eelmisel nädalal esimest korda elus Iisraeli marsil New Yorgis. Ja see oli tõeline elamus. Ma olin 3 paraadvankril. Ma olin paraadvankrite kuninganna. Ma polnud kunagi varem paraadvankril käinud. See oli nagu minu trauma, et ma polnud kunagi varem paraadvankril olnud. Ja nii ma mõtlesin, et ma hüppan peale nii paljudele paraadvankritele kui võimalik, nii et mul oli väga lõbus. Aga marsi alguses marssisin ma koos New Yorgi kuberneri ja teiste poliitikutega. Seal oli üks mees, kes on nüüdseks internetis kuulsaks saanud, sest ta salvestas oma videot ja siis ma salvestasin selle koos temaga. Vaata lihtsalt. Ma olen siin jordaanlaste juhi Hassani kõrval. Hassan tead mis? Hassan tead mis? Räägi meile, kes sa oled. Allah, ma olen pärit. Rahvajuht Benny Hassan. Benny Hassan, 1 miljon inimest Jordaanias. Sellepärast ma täna siia tulin. See on esimene kord, kui ma täna tulen. Ja mis on sinu sõnum? Minu sõnum on väga selge. Me peame looma uue Lähis-Ida. Me oleme Lähis-Idas. Juudi rahval on küllalt saanud. Ja nüüd peame leidma partneri ja Lähis-Ida tuleviku jaoks hea partneri. Sellepärast me vajamegi seda. Me ei vaja enam vihakõnet, ei vaja enam terrorit, ei vaja enam verevalamist. Seda me vajame. Seda me vajame. Sellepärast olengi. Ma tulen. Sellepärast olengi. Ma tulen teie juurde ja teie lõideda. Ma liitun need ühinguga, poed. Kõik koos, käes kinni, just seda me vajame. Olgu, selle tegelase nimi on Abedallela Al-Mala. Ja nagu te just kuulsite, on ta nagu minagi Hassanide hõimust. Erinevalt minust on tema Jordaaniast. Mina olen Jabal al-Hassani piirkonnast. Igatahes, aga see mees on põhimõtteliselt, nagu te kuulsite, 2 miljoni jordaanlase hõimujuht. Ja ta lendas New Yorgis toimuvale Iisraeli päevamarsile oma rahvariietes ühe sõnumiga. Aitab sõjast Iisraeliga. Me oleme jordaanlased, me peame rahu tegema. Lähis-Ida peab rahu tegema. Ja see oligi tema sõnum. Ausalt öeldes salvestas ta end ise. Video on viraalseks läinud, keegi nägi seda ja kõik mu sõbrad küsisid, kas see pole mitte sina, kes tema kõrval seisab? Ma ütlesin, jah, see olen mina. Ja ma lihtsalt mõtlesin, kui tore tegu see oli. Kui tore asi pärast seda, kui Mandani mind boikoteeris. Kui tore asi, et üks mees oma traditsioonilises Jordaania hõimurõivas marssis koos juutidega otse New Yorgi kuberneri taga. See on vapper mees ja see on kangelane. Jah, see ongi minu kangelane. On kurb, et sind peetakse kangelaseks lihtsalt selle eest, et räägid tõtt või midagi sellist. Ma tean. Tead seda, mida sa arvad, et on sinu rahvale parim. Jah. Liibanoni president sellele Jordaaniast pärit mehele. Täpselt. Abedallela Bedallah El-Mella. See ongi minu selle nädala kangelane.
aitäh kõigile vaatamast! See nädal on juba olnud tõeline katsumus. Me palvetame iga päev ja iga minut, et režiim kukuks. Me peame seda palvet tegema, sest nemad on kogu kurjuse tuum ja kui nad on läinud, saame oodata jõukat ja rahulikku Lähis-Ida. Me palvetame, et kaitsta meie sõdureid ja Iraani rahvast. Kohtume teiega järgmisel nädalal. Aitäh vaatamast!